Tervist, head sõbrad, mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja. Mitte, et sellel väga suurt vahet oleks, kes selle korrumpeerunud ja süvariigi poolt üle võetud riigi, mida me hellitavalt kutsume ka Eesti Vabariigiks, president on. Ent viimased tõmblused tõsielusarjas Eesti otsib presidenti või nomenklatuur otsib presidenti, on siiski piisavalt humoorikad ja muhedad, et nendel ka lähedamalt siin kommentaaris peatuda. Poliitilistest keldrikorrustest on nimelt ilmavalgele roninud sari mitme naise pidajast sotsialistlik ärmataja ja president Toomas Hendrik Ilves. Ja tal on meile kaasas sõnum. Meest poldud jõutud veel isegi tolmust puhtaks pühkida, kui tema ekstsellents lajatas juba laulurahvale lagipähe nime, mis võttis suisa oimetuks. Eesti presidendiks võiks nimelt Ilvese sõnul saada Kaja Kallas. Või oleme täpsed, keegi, kes on vähemalt tema sarnane ja temaga samast klassist. Neid inimesi ei ole Ilvese sõnul väga palju ja Baltimaades neid vaadet peaaegu ei leidugi. Nagu kõrgushüppes on latt nüüd asetatud stratosfäärilistesse kõrgustesse ning siit võivad üle hüpata vaid Pupka, Duplantis ja Kaja Kallas. Ilves on selliste väidetega välja tulnud hiljuti Delfile antud intervjuus, mille on teinud temaga Vilja Kiisler. Toomas Hendrik Ilves, Eesti vajab presidendiks sellist inimest nagu Kaja Kallas. Erakonnad lepivad kokku selleks, et saada endale mugav president, mitte tingimata selline, keda parasjagu vaja oleks. Nii juhatab siis Vilja Kiisler selle intervjuu sisse. Ja siin siis on teine sissejuhatus, kus on öeldud, et Ilves tunnistab, et Alar Karise väljaütlemised on teda šokeerinud. Tema hinnangul vajab Eesti Kaja Kallase sugust presidenti, ent sellist inimest ei näe ta praegu mitte ainult Eestist, vaid Baltimaades üldse ei leidu presidente, peaministrite ega välisministrite hulgas inimesi, keda maailmas tuntaks ja kuulda võetaks. Ehk siis Kaja Kallas on täiesti ainulaadne nähtus nii Eesti kui ka Baltimaade poliitikas ja vaated kogu Euroopa poliitikas meie presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnul, kunagise presidendi sõnul. No mida Ilves siis selles intervjuus tegelikult veel ütleb? No siin räägitakse pikalt NATO teemadel ja mingite reservatsioonidega võiks üllatuslikult Ilvesega isegi nõustuda, kui ta räägib Trumpi rünnakust Iraani vastu ja sellest, mis on selle sõja sisu, kuidas Trump on läinud põhimõtteliselt sõjaga lahendama olukorda, mis enne sõda oli täiesti olemas, ehk siis Hormuzi väin oli avatud. Nüüd on aga küsimus selles, kuidas Hormuzi väina avada. Enne sõda oli täitsa avatud Hormuzi väin. Aga Ilves toob siin välja ka erinevaid nägemusi USA teemadel ja USA rolli kohta maailma poliitikas. Vilja Kiisler küsib, kõik see, mille üle praegu pead murrame, USA liidrirolli vähenemine maailmas, eemaldumine NATOst algas tegelikult ju palju varem. Meiegi osalesime Afganistani ja Iraagi sõjas, viimane algas mäletavasti suurest valest, massihävitusrelvi Iraagil ei olnud. Ehk ei ole õige öelda, et kaos algas Trumpiga. No näed, Vilja Kiisler on ka nokkinud siit tera ära, tõepoolest massihävitusrelvi ju Iraagil omal ajal ei olnud, see oli puhas vale, millega USA Iraagi kallale läks. Ja siis tuleb vastus kunagiselt presidendilt Ilveselt. Nagu iga riik on ka Ameerika teinud halba. Üldjoontes on USA siiski üritanud olla heatahtlik hegemoon, kes püüab ülal hoida vaba, demokraatlikku, turumajandusele orienteeritud ja inimõigustel põhinevat korda. Seda on ta teinud alates teise maailmasõja lõpust. Vietnam oli üks möödalask, Iraak oli teine,
Afganistani ma siia ei paigutaks, see oli vastus 9-11 eest. Nad ei ole perfektsed, aga üldiselt on nad väärtustel põhinevat maailmakorda hoidnud. Nüüd on see siis muutunud. No seda kirjeldust lugedes tekib selline tunne, nagu oleks kuskilt Tavistoki instituudist saadetud keegi noorem teadur Eesti põlismetsade põlispantude juurde rääkima mingisugust sellist narratiivi, mida need Tavistoki poisid on seal omavahel kuidagi ära juba selitanud ja omavahel testinud, vaadates, et kas see nüüd töötab ka siinsete mokšade peal või mitte. Igal juhul see jutt sellest, et USA iseenesest on peale teist maailmasõda hoidnud ülal vaba demokraatlikku turumajandusele orienteeritud ja inimõigustel põhinevat korda, kuulub sinna valdkonda tõepoolest. Peale teist maailmasõda umbes 70 riigipööret ja režiimivahetust erinevates kohtades, pidev surkimine Ladina-Ameerikas, tellimusmõrvad CIA poolt, kogu Lähis-Ida segipaiskamine alates, nagu siin ühes kommentaaris juba rääkisin, 50-ndatest, kui Iraani peaminister Mossadeh kukutati, tekitades sinna põhimõtteliselt selline USA-meelne võimuvaakum, mis lahenes siis ära 79. aasta islamirevolutsiooniga, olles islamirevolutsioon kogu selle eelneva surkimise tagajärg ning tekitanud selle probleemi, mida siis USA ka tänasel päeval üritab seal koos Iisraeliga nii-öelda lahendada. Et selline on olnud USA pale loomulikult, rääkimata siin Iraagi ründamisest, esimesest Iraagi ründamisest 90-ndate algusel, mis oli rajatud valedele, teisest Iraagi ründamisest 2000-ndatel, 2003. aastal ja nüüdne Iraani ründamine täpselt samamoodi. See kuulus väide sellega, et 2 nädala tagant või 2 nädala pärast saavutab Iraan omale tuumarelva, see on saanud põhimõtteliselt sotsiaalmeedia meemiks ja tänapäeval liigub juba selline meem, et Vatikan on olnud vägagi kriitiline seoses Trumpi väljaütlemistega ning on kutsutud Vatikani suursaadik USA-s Pentagoni ning tuletatud meelde talle Avignoni vangipõlve. Avignoni vangipõlv oli teatavasti see 14. sajandi alguses toimunud selline kirikulooline lõhe, kus paavst esiteks valiti Prantsuse kardinal paavstiks ja paavstist sai Prantsuse trooni selline toetaja ning paavst üleüldse kolis siis Avignoni, seda rohkem kui 100 aastaks. Kui ma siin nüüd niimoodi lihtsalt puusalt ajalugu üritan meenutada. Sellest tekkis suur lääne kiriku lõhe, mis alles 15. sajandi alguses saadi siis kokku lapitud. Nii et lääne kirik oli üle 100 aasta tegelikult sügavalt lõhenenud Roomas oleva paavsti, Avignonis oleva paavsti ja lõpuks tegelikult ka veel Baseli kirikukogus valitud paavsti vahel, et ühel hetkel oli neid paavste suisa 3 tükki juba. Nii et vägagi tõsine olukord, vaat sellise huvitava ähvardusega tuli välja Trump ja Pentagon paavsti suhtes ja Vatikani suhtes. Teatavasti paavst on USA päritolu ja sestap on ta väga selgelt võtnud ka positsioone
võib-olla mitte USA sisepoliitika osas, küll aga selle osas, mida nüüd Iisrael ja USA seal Lähis-Idas ja Iraanis koos oma Hormuzi väinade ja teiste asjadega parasjagu korraldavad. Nii et see jutt, mida nüüd siis Ilves räägib siin USA-st, kui demokraatliku turumajandusele orienteeritud inimõigustel põhineva korra garantiist Euroopas, see on lihtsalt muinasjutt ja retooriline selline liialdus, mis on mõeldud lihtsatele inimestele. Ma ei tea, kas Ilves ise ilmselt ei ole ka nii, kuidas seda nüüd siis öelda, tumba, et ta reservatsioonid, et ta sellise narratiivi punkte usuks. Anglo-sionistliku režiimi üheks peamiseks eesmärgiks oli Euroopa mängida loomulikult juba vahet ka enne kommunismi, aga peale kommunismi samuti mängida Euroopa Venemaa vastu välja. Aga siis tuleme selle artikli peasõnumi juurde või presidendi valimiste juurde, mida president Ilves võtab kommenteerida. Ja siin küsib siis Kiisler tema käest, et te olete võimalike kandidaatidena välja käinud 4 nime. Siin on siis need kuulsad nimed. Esimene on Riina Kionka, kellest mitte keegi Eesti avalikkuses umbes samamoodi nagu Kersti Kaljulaida puhul ei olnud enne tema presidendiks nimetamist midagi kuulnud. Esialgu ei ole Kionka veel presidendiks loomulikult saanud, aga Ilves vähemalt pakub ta kandidaadina välja Jüri Luik, Mati Maasikas, Euroopa Liidu suur mees, kes siin mõningate korruptsioonikahtlustustega hiljuti lahkus oma ametist, ja Küllike Sillaste-Elling, kes samamoodi ei ole siis suuremale seltskonnale kindlasti mitte tuntud nimi. Miks just nemad? Ja siis president hakkab siin jutulõnga ajama. Kui vaatame maailmas toimuvat, siis tuleb pidada suitsiidseks ideed, et president peab olema näoga rahva poole. Ohoh! See idee, et president võiks üldse olla valitud rahva poolt, no sellest ei hakka üldse kõnelemagi keegi. Aga et see nomenklatuuri poolt valitud president võiks olla kuidagi näoga rahva poole või et see president võiks olla selline, kes justkui kõrgeima riigivõimu kandja poole on suunatud oma tegevusega ja üritab talle mitte, nii nagu president Ilves korduvalt seda tegi, mingisuguseid moraaliloenguid ilmaliku riigi ülempreestrina lugeda, vaid tõepoolest teenida oma rahvast. See on ka halb idee. Ei, valimised, otsevalimised kohe ära jätta, seda me isegi ei maini enam, aga isegi selline on suitsidaalne idee, et president peab olema näoga rahva poole. Meil on vaja tugevaid rahvusvahelisi hääli, ütleb president Ilves. Vaatamata kodusele sõimule, kadedusele ja pahatahtlikele artiklitele Poliitikos, mille allikas on mõni anonüümne venesõbralik tegelane või keegi teine, on Kaja Kallas oma praegusel ametikohal kõige võimsam esindaja, kes on Euroopa ajaloo jooksul sel postil olnud. Aga tema läks Eestist ära. Kui Financial Timesi lekkis Macroni ja Angela Merkeli plaan minna rääkima Putiniga Euroopa Liidu nimel, see oli siis juba 2021. aastal, koos kõlastamata seda teiste riikidega, tõusis Kaja Kallas ülemkogul püsti ja lükkas selle plaani tagasi. No nii, siin ongi siis ära öeldud see, et milline on selline Eesti presidendi välispoliitika esindusnäo non plus ultra kvaliteet. See on tingimusteta Vene viha, tingimusteta positsioon Venemaa suunal, selline, et Eestil ei tekiks mingeidki lootusi selle üle, et me võiksime kunagi diplomaatilised suhted reaalselt korda saada Venemaaga.
vaid selline tingimusteta Vene viha on nüüd see stratosfääri asetatud pulk, kust peab üle hüppama ja sellest on hüpanud üle ainult Kaja Kallas. Et kui ma siin alguses rääkisin, et tõsielusari Eesti otsib presidenti, on meil käima lükatud, siis tegelikult on meil käima lükatud selline sari nagu nomenklatuursüsteem või masinavärk otsib Eestile presidenti. Ja see saab tegelikult väga selgeks selle kaudu, mida me näeme siin Alar Karise ümber toimuvalt, kohe tuleme tema juurde ka. Ehk siis selline kompromissitu Vene, ütleks, viha on see, millega Eesti president peaks oma välissuhtluses silma paistma. Aga no mõtleme nüüd natukene selle peale järgi, selle ettepaneku peale, mille nüüd Ilves teeb. Ta küll võib-olla otseselt ei ütle välja, et see president võiks olla Kaja Kallas, kuna tal on Eesti presidenditoolist kordi, kui mitte 10 kordi tulusam tööots praegu Euroopa Liidus, aga ilmselt see sama nii-öelda figuuri esiletoomine, et mõtleme natukene selle üle järgi, mida see nüüd reaalselt nagu tähendab ja mida nagu, kelle nimel nüüd Ilves reaalselt siin räägib. Ilves räägib meile sellise välispoliitilise nomenklatuuri ja masinavärgi nimel. Eesti president, olles põhiseaduse järgi Eesti välissuhtluse esindusnägu, tõsi ka Eesti väe või Eesti sõjaline ülemjuhataja sõja korral, siis on ta eelkõige selles positsioonis siis, kui ta on selline tõesti nagu mainitud kompromissitult Vene-vastasel seisukohal või on ta niivõrd nomenklatuuri president, et nendes olulistes küsimustes ei astuda grammi võrdki ei paremale ega vasakule. Me oleme korduvalt siin rääkinud ka selles kommentaaris eelnevalt, kuidas Jonatan Vseviov, kelle nimi ka presidendi toolile on asetatud või kandidatuurist läbi on käinud, on korduvalt välisministeeriumi kantslerina kommenteerinud Karise etteasteid ja rääkinud sellest, kuidas ei tohi olla siin mingisugust oma tahtsi mõtlemist või omalaadset ideed. Siin peab olema kõik kooskõlastatud, need lauluraamatud on paika pandud Välisministeeriumist ja Eesti Vabariigi presidendile pannakse see ette ja sa laulad täpselt seda laulu, mida vaja on. See on nüüd see nii-öelda kuvand sellest presidendist, mille Ilves siin välja toob. Ja siis ta loomulikult räägib siin ka sellest, et Karise praegused väljaütlemised on tegelikult olnud talle vastumeelt, ta kritiseerib siin Karist, natukene laveerib, aga siiski kritiseerib. Erakonnad paistavad olema valmis uuesti Alar Karise peale kokku leppima hoolimata Kasahstani skandaalist ja aju lõhkuvast tsitaadist, milles president soovitas Ukrainal rahu saavutamise eesmärgil maid loovutada. Mis te arvate, kas ta valitakse teiseks ametiajaks, küsib Kiisler. See on täiesti võimalik. Erakonnad lepivad kokku selles, et saada endale mugav president, mitte tingimata selline, keda parasjagu vaja oleks. Ja siin jällegi tõestab ennast loomulikult Kiisler sellise ideoloogilise komissarina, kes teisele poolele, ehk siis Ilvesele esitab selliseid küsimusi, et kas siis on meile tõepoolest ikkagi sellist, kas meil häbi ei ole, et meil selline president on, kes Kasahstanis ütles või võttis kuulda sealse Eesti suursaadiku nõu, et me ei hakkagi nagu nii palju Venemaad kritiseerima, vaid võtame natukene tooni vähemaks. Oi, see oli juba midagi hirmsat, nii selliseid asju ei tohi teha Eesti Vabariigis. Et siin nagu poliitiline ja ideoloogiline komissar Kiisler võtab kokku ja nimetab seda aju lõhkuvaks tsitaadiks. Ukraina rahu saavutamise eesmärgil maid loovutada, see on reaalsus. See on välispoliitiline reaalsus, millele meie mullis elavad
välispoliitika spetsialistid lihtsalt ei aseta mitte mingit kaalu. See on nüüd asi, see on dogma, mida ei tohi välispoliitikas puudutada. Et Ukraina mitte ainult ei peaks tegelikult saavutamise eesmärgil maid loovutama, rahu saavutamise eesmärgil, vaid ta loovutab neid nagunii. Küsimus on selles, kas kogu Ukraina tuleb ära loovutada või pääseb ainult siin Ida-Ukraina mõningate provintsidega. See on see reaalsus, millega Ukraina silmitsi seisab praegu. Aga meie välispoliitilisel väljal loomulikult seda mainida ei tohi. Meil on vaja see joon säilitada, et põhimõtteliselt nii nagu Kaja Kallas on seda öelnud, et õiglane rahu on siis, kui Ukraina saab kõik oma alad tagasi. Mis on puhas, ulme, puhas selline narratiiv lihtsalt. See on väga huvitav on ka see, et Kiisler küsib ühe küsimusena NATO osas seda, et räägib meile NATO vihmavarjust, oodake, ma otsin selle koha üles. Me oleme ju teadnud, et 5. artikli käivitumine ei ole automaatne. Kas peaks praegu NATO üldse maha kandma? Ja siis president Ilves ütleb, et see oleks natukene liig, mis liig. Mõtleme natukene selle küsimuse peale. Me oleme ju teadnud, et 5. artikli käivitumine ei ole automaatne. Eesti Stratcom on seda esitlenud absoluutselt kui täielikku automaatset asja. Meie liitlaste toetus meile on jagamatu, meie liitlaste toetus meile on otsene, kiire, kohene, ilma mingisuguste protsessideta käivitub NATO 5. artikkel, avanev vihmavari, ilma igasuguste protsessideta tormavad nii Euroopa liitlased kui ka Ameerika Ühendriigid sellise miniriigi kaitsele nagu Eesti Vabariik, oma poegi ja tütreid hävitama ja veristama ja kui vaja, siis astuma maailma suurima tuumariigiga kas või avalikku konflikti ning võib-olla ka tuumakonflikti. Et see on olnud see retoorika, mida meile siin on silmigi pilgutamata aastaid ja aastaid räägitud NATO puhul ja hurjutatud kõiki neid inimesi, kes ütlevad, et kuulge, tegelikult see protsess on pikaajaline ning ei pruugi üleüldse käivituda, et seda me alles hakkame nägema, mis saama hakkab. Ja alles hiljuti tuli välja ka siis riiklik strateegiadokument, mis ütleb, et Eesti peab ühenduse katkemisel ise 30 päeva hakkama saama. Kui me räägime sellest, et kas Eesti saab 30 päeva hakkama näiteks otsese rünnaku all Venemaaga, siis on asi vägagi küsitav loomulikult. Sellepärast, et nagu meil teada on, meil puuduvad reaalsed toiduvarud, nagu meil teada on viimasel ajal, meil puudub täiesti õhukaitse, meil lendavad ringi siin Ukraina droonid, millele Eesti meedia korduvalt on reageerinud niimoodi, et ei saagi aru, et kus kohas see droon on nüüd siis tulnud, et Auvere korstnat puudutas Venemaalt tulev droon, oli see esimene uudis, mäletate ehk. Ja siis kõik mõtled, oi, Venemaa on hakanud Eestit pommitama. Vaata. Juba Auveresse Vene droon. Aga ei, lõpuks siis selgub ja kuidagi ka meie kaitseväe ülema jutust, Merilo jutust siis selgub see, et ei, tegelikult on ikkagi nagu Venemaalt siia põiganud Ukraina drooniga. Aga selge on see, et Eesti õhuruumi on lastud kasutada Ust-Luga sadama pommitamiseks, võib-olla teisteks operatsioonideks me tegelikult ei tea ja küsimus on selles, kui palju seda õhuruumi on lastud käsitleda, millised on need kokkulepped olnud Eesti õhuruumi kasutamise osas. Kas on teatud, et Eesti õhuruumi kasutatakse ja miks ei ole, kui ei ole teatud, piisavat selget nooti edastatud Ukrainale, et Eesti õhuruumi ei saa kasutada, sest see on kaasus belli.
Venemaale ja Venemaa on seda juba ka väljendanud, et Eesti õhuruumist toimuvad rünnakud Venemaa pihta on loomulikult käsitletud põhimõtteliselt kaasus bellina. Ja võib tegelikult ütelda, et Eestil on praegu vedanud, et Venemaal on presidendiks selline suhteliselt meil küll meedias portreteeritud kui hirmus diktaator, kes on Venemaa sõtta vedanud ja nii edasi, aga tegelikult pigem Venemaa tagasi hoidev ja seda seltskonda seal, kes kohe tahaks reageerida sellistele asjadele, tagasi hoidev president Vladimir Vladimirovitš Putin. Et kui oleks teistsugune seltskond seal, siis sellised asjad nagu siin see nii nimetatud drooni intsident või kui peaks juhtuma tõepoolest see, et Putin maha võetakse mingil hetkel ja sinna tuleb käremeelsem seltskond, siis Eesti käekäik oleks sootuks teistsugune. Niisiis, meil hakatakse nagu rääkima siin mingisugust juttu tõepoolest jällegi nagu muu seas niimoodi, et aga see ikkagi ei olegi ju automaatne see 5. artikli käivitumine. No, niimoodi küsimuses ja lihtsalt antakse teada. Et niimoodi on asi. No nii, enam ei olegi hurjutamist nende suhtes, kes on rääkinud plaan B-st või rääkinud sellest, et NATO vihmavari on võib-olla auklik või see võib-olla üldse ei avane sellise mikroriigi osas nagu Eesti. Aga ei, meie töö, nii nagu president Ilves siin ütleb, on põhimõtteliselt provotseerida ja teha Eesti poolt kõik justkui, et see sõda siia ikkagi tuleks. See on suitsidaalne käitumine ja see on nüüd see latt, mida on asetatud Eesti presidendile Eesti välispoliitilise nomenklatuuri poolt. Kui nüüd vaadata seda, mida Alar Karis on siin viimasel ajal öelnud, siis Karis on ju võtnud siin selgeid Eesti välispoliitilise nomenklatuuri lauluraamatust erinevaid positsioone. Ja ta on seda joont nüüd jätkanud ja see on tegelikult huvitav mäng. Ei tea, kas Karis, millele ta nüüd otseselt mängib, tundub, et igal juhul mitte Eesti välispoliitilisele masinavärgile, mis on in corpore asunud Karist hurjutama, nii nagu seda teeb ideoloogiakomissar Kiisler oma lausetega, nagu see oleks aju halvav või aju valutama panev väljaütlemine. Et president Karis on öelnud seda, kuidas meil tegelikult välisministeeriumis ei osata vaadata kaugemale. See oli see, mis hiljuti välja tuli. Ma võtan selle tsitaadi siit välja. Räägitakse, et meil on presidendiks vaja välispoliitika eksperti, ütleb Karis ajakirjale Lääne Elu. Tegelikult on see mõnes mõttes rumal väide. Täna eriti seoses sõjaga Ukrainas on ju kogu raskuspunkt pea- ja välisministril. Seal tehakse välispoliitilisi otsuseid. Presidendil on valida, kas minna siit edasi või minna sellega, mida kusagil kabinetivaikuses mõeldakse sama tulihingeliselt kaasa. Presidendil ei ole võimu, otsuseid ja teod on mujal. Siis vaatadki pigem ajas ettepoole. Ükskord saab sõda läbi ja siis ongi küsimus, kas meil on veel siin, seal või kolmandas kohas sõpru. Keskendume välispoliitikas väga tänasele päevale, mis on arusaadavalt vajalik, aga meil peab jätkuma jõudu vaadata ka natukene kaugemale ja suuremalt. Seda jõudu välisministeeriumis tegelikult ei ole. Pole inimesi, oskusi ega kohati teadmisi, ütles president siis ajalehele Lääne Elu. Ja mis siin salata? Täitsa hästi öeldud, ausalt öeldes, et võib ütelda, et Karis väljendab siin selliseid täiskasvanulikke seisukohti. Tõepoolest, Eesti peaks mõtlema kaugemale, mitte olema selles paanilises, ilveslik, kallaslikus Vene kaardi ja hirmu tagumises esireas kogu aeg, vaid mõtlema kaugemale, et aga mis siis saab, kui sõda läbi on. Ja eriti muidugi
on kogu see asi tõsine, sellepärast, et see niinimetatud Hormuzi väina blokaad on ju esile tulnud selle, et Euroopa on omadega täielikus plindris energia vallas. Saksamaa, mis on ära hävitanud oma enda tuumajaamad, siis on ära hävitatud ilmselt Ukraina ja USA koostöös Nord Stream ning on põhimõtteliselt energiakriisis, tööstus vaagub hinge ning ideoloogiliselt ei ole võimeline taastama oma sidemeid Venemaaga, kus saab siis odavat gaasi, odavat energiat. Mingi gaas ja energia sealt voolab, aga nüüd siis on ka selle Družba juhtme kaudu voolav gaas Ungarisse kinni keeratud, Slovakkiasse ja Ungarisse, et mõjutada sealset valimist, mis peaks tulema selle nädala lõpus siis, kui ma ei eksi. Igal juhul Euroopa on kogu oma ideoloogilises pimenduses olnud täielikult silmaklapistatud ja Euroopale tuleb see energiakriis, kui Hormuzi väina blokaad peaks jätkuma alles kätte. See alles hakkab Euroopale kätte tulema. Me praegu näeme alles esimesi linnukesi ja esimesi sõnumeid sellest võimalikust energiakriisist, mis siin Euroopal hakkab olema. Olen seda ka ühes oma kommentaaris natukene lahti üritanud seletada ühes eelnevatest kommentaaridest. Ja seda vaadates võib ütelda, et Karise nägemus sellest, et me peaksime vaatama natukene kaugemale ja suuremalt ja eelkõige mõtlema selle peale, et kuidas nagu ellu jääda Eestis, kaasa arvatud sellega, et mitte maksta nafta eest seda hinda, mis küsitakse ja maksta maide diisli eest varsti lähedale 3 eurot, 4 eurot, 5 eurot. Nii et inimesed ei suuda enam põhimõtteliselt varsti, kui see asi jätkub niimoodi, ei suuda enam omale autosse kütust osta. Et kuidas siis hakkab meeldima see Hormuzi väina blokaad ja see sõda, mida USA seal peab, tahaks näha. Kaasa arvatud kõikide nende poolt, kes räägivad siin, kuivõrd vajalik, hea ja kuivõrd 5D male see sõda tegelikult on. Nii et presidendi väljaütlemised siin on igal juhul midagi, mida võiks nimetada täiskasvanulikuks. Aga sellised väljaütlemised ei ole Eesti välispoliitilise nomenklatuuri poolt heaks kiidetud ja presidendile sadas igalt poolt kaela loomulikult kriitikat, et president on võtnud nüüd hiljuti sellise positsiooni, kus ta on pannud ennast nagu mitme tule vahele ja Eesti välispoliitiline nomenklatuur on üks, kes on lasknud presidendi pihta tuliseid nooli. Teatavas mõttes on see suhteliselt ainulaadne olukord Eesti välispoliitikas, et mina ei mäletagi, ma ei tea, kas Rüütli ajal oli mingisuguseid selliseid välispoliitilisi probleeme. Räägiti siin Rüütlist muul tasandil, aga kas välispoliitikas oli selliseid probleeme? Ma kahtlen. Vähemalt ma ei mäleta, et oleks olnud. No igal juhul siis Marko Mihkelson on üks nendest, kes ütleb, et diplomaate ei tohi solvata. Samas näiteks Urmas Reinsalu, kes on toonitanud, et Isamaa on Karise taga, kui läheb hääletamiseks ja Karis kandideeriks presidendiks, siis on öelnud, et tuleb Karist mõista. Marko Mihkelson on karmilt hukka mõistnud sellised Karise väljaütlemised. Nii et usual suspects, Marko Mihkelson, Eerik-Niiles Kross ühes oma hiljutises postituses samuti, kes on öelnud, et ta tunneb umbes samasugust häbi Karise pärast, nagu ta kunagi tundis Arnold Rüütli pärast. Et tahaks iga tema ingliskeeles peetud kõne pärast kuidagi häbeneda.
See oli tema üks nendest sõnumitest. Nii et usual suspects, need nii-öelda väravavalvurid Eestis, keda ilmselt võib nimetada või kahtlustada vähemalt välisagentideks olemises. Kahtlustada, me ei tea seda, aga kahtlustada. Nagu Mihkelson ja Kross on kohe välja tulnud ja asunud pasunat puhuma. Ei, see ei ole õige, mida Karis teeb. Igal juhul Karise positsioon on praegu nagu väga huvitav, et kas ta kandideerib üldse või üritab ta teha mingisuguse poliitilise seppuku vahetult enne presidendivalimisi, et mitte sellele toolile enam tagasi valituks saada, ütelda ausalt kõik välja, mida ta arvab asjast ja siis lahkuda pensionipõlve pidama. Ei tea, kuidas selle asjaga on. Vähemalt see, mida ta praegu ütleb, küll viitab see natukene sinna poole. Mida siis kogu sellest presidendi jutust tegelikult arvata? Arvata seda, et Eestis, kui me räägime presidendist, siis avalikult kogu ühiskond ja selline nomenklatuur ja masinavärk keskendub sellele, kuidas saada Eestis kõige meeldivam president, kes oleks niivõrd puhas nomenklatuuri toode, et talt ei esineks mitte mingisuguseidki väärnähtusi. Ei paremale, ei vasakule, ei kuhugi. Ainult üks ja selge positsioon, üks lauluraamat ja kõik. Ja see, mida laulda tuleb, on selline patoloogiline Venemaa viha. Patoloogiline, ebadiplomaatiline Venemaa viha. See on see kammertoon, mille president peab välispoliitika näona Eestile andma. Ja sellised täiskasvanulikud väljaütlemised, nagu seda teeb Karis, me võiksime natukene mõelda kaugemale. Et Karis on kaugel sellest, et ta üldse kuidagi kvalifitseeruks väga nagu jõulise diplomaadina idasuunas. Kaugel selleks, aga seegi väike, mida Karis teeb, on niivõrd hereetiline selle seltskonna arvates, et ei, sellist meest ei tohi sinna tagasi enam valida. Ja loomulikult üks tasand on see, et presidendi puhul ei räägitagi sellisest võimalusest, et ta võiks olla rahva poolt valitud. Nii nagu selles intervjuus välja tuli, rahva poole näoga olemine on suitsidaalne ja katastrofaalne suundumus. Kuidas kujutate ette, et Ilvesel on jultumus see asi välja öelda niimoodi? Rahva poolt valimine on aga täielik utoopia. Sellist asja ei tohi Eesti rahvale üldse anda. Aga sellisel puhul tegelikult mina olen korduvalt öelnud ja väitnud ka, et Eestil ei ole vaja mingit presidenti. Kui rahvas ei saa valida presidenti, mida ta saab teha igal pool? Soomes näiteks ja kõikjal Euroopas, Venemaalgi, muuseas, kuidas nende valimistega seal on, ma ei tea, ma ei ole neid vaatlemas käinud, aga sealgi valitakse president, aga Eesti on selline huvitav imemaa. Siin ei tohi valida presidenti rahvas. Siin ei tohi rahvas algatada rahvahääletusi. Siin on rahvas kõrgeima võimukandja ainult sellises egüptoloogilis-assüroloogilises tähenduses. Ehk siis rahvas on ori, kes kannab faaraod oma õlgadel, nii saab piitsa ja läheb sinna, kuhu vaarao käsib minna. Seda kandetooli kannab rahvas oma õlgadel. Ja nomenklatuuril ei ole mingit häbi seda täiesti avalikult välja öelda. Nomenklatuur tunnistab seda täiesti nii-öelda rahvale näkku, et teie
ei ole need, kes siin selliseid ikka väga tõsiseid küsimusi nagu välispoliitika ja nii edasi hakkavad otsustama. Teie poole nendes küsimustes näoga ei olda. Ei, meil on vaja sellist presidenti nagu Kaja Kallas, kes räägib elektrimolekulidest, kellel siiski on mingisugune idavedude skandaal, eks ju, olemas seal, aga kes on Euroopas ajanud täiesti, kuidas öelda, astronoomiliselt rumalat juttu. Nii mõnelgi korral. Keda väga paljud kommentaatorid Euroopas peavad üheks kõige lollimaks, rumalamaks, imbetsilsemaks Euroopa tippametnikuks üldse. Ja Ilvesel ei ole häbi öelda, et Kallas on see, kelle poole võiks Eesti välispoliitika kui selline üleüldse pöörduda. Ja mis siis see Kallase nagu peamine osa on? Ainult need russofoobsed ja Venemaa vihkajalikud loosungid. Need on tema ainus relvastus. Mitte midagi muud ei ole. Tal ei ole läbirääkimisvõimekust ei USA poole, ei Venemaa poole. Et see on meie välispoliitika selline non plus ultra Ilvese arvates. See on see, kuhu poole me võiksime pürgida. No ma ei tea. Mulle tundub, et see rahvas tahetakse lõplikult rumalaks teha ja ära hävitada. Ei, kui meil hakkab olema olukord, kus meile valitakse tagasi järjekordselt kas Kersti Kaljulaida laadne president, kes ei suuda isegi olümpiakomitees oma isiklikke jamasid mitte teha ja kogu Eesti sportlaskonda ja ma ei tea, olümpiasportlaskonda enda vastu mitte ässitada oma sellise pioneerliku hoiakuga surkida isiklikul tasandil kõike, mida ta puutub. Või Kaja Kallas, kes oma sellise nomenklatuuri vaimust läbi imbunud ülbuse ja samas rumalusega suudab kõiki enda üle naerma panna välispoliitilisel areenil, siis on parem, et Eestil ei ole mitte mingisugust presidenti. Ja kahtlemata ma olen ka seda meelt, et ega ei oleks Eestil enam võimalust sellise presidendi jaoks, kes ühendaks rahvast. Pean tunnistama ausalt öeldes, et Karis vähemalt siin viimastel hetkedel ja eelkõige kui on olnud tema presidentuuri esimesed hetked suhtes Kaljulaidaga, on ta mõjunud vähemalt niimoodi üldtooni rahustavalt, et see on ka juba väärtus Eesti presidentide välimäära ja nii-öelda välituru juures, kui sul ei tule president kogu aeg mingisuguse terava tukiga või põleva tukiga torkima ja rahvast marru ajama või mingisuguse võltspaatosliku ilmega vabariigi aastapäeval moraliseerima ja rääkima sellest, kui lollid te olete. Mis see sinu asi on, president? Keegi pole sind üldse sinna valinudki. Presidenti on määratud sellele positsioonile ja nomenklatuur üritab teha presidendist võimalikult enda nägu. Ei, sellist presidenti ei ole Eestil tegelikult vaja. Ja Eesti president on selline, kuidas öelda, sellise poolreligioosse ja monarhistliku mentaliteedi või jäänukmentaliteedi tulemus. Just kui meil oleks vaja nagu Eesti kuningat või Eesti sellist rahva isa või ema, kes tuleks seletaks meile, kuidas need asjad on. Keda saaks niimoodi kuidagi pisar silmis
kuulata meie rahvuspidudel, laulupeol ja vabariigi aastapäeval ja nii edasi. Et see iha Eesti rahvas ikkagi on, aga võib-olla kõige paremini täitis selle ilmselt Lennart Meri ära, aga kogu see viimane presidentide kaader on olnud ikkagi eelkõige Ilvese ja Kaljulaida poolt midagi sellist, mille peale võib ütelda, et ei ole vaja meile presidenti. Ehk väga lühidalt öeldes, kas presidendi valimine otse rahva poolt või ei ole meile üldse vaja presidenti. Aga me nüüd hakkame nägema muidugi seda, kuidas meile Eesti meedias hakatakse pakkuma välja erinevaid kandidaate, kuidas erakondade tagatoad hakkavad arutama seda küsimust ja Eesti rahvas tunneb ennast justkui olevat osa mingisugusest suurest ja võimsast tõsielu sarjast või showst, et kogu aeg saab näha ja arutada neid küsimusi, kuidas president on. Kõige iroonilisem on see olukord siis, kui hakatakse presidentidelt küsima Eesti elu parandamise küsimuses. Me teame väga hästi, et Eestis on seadusandlik võim Riigikogu käes ja tegelikult parlamentarismi kriisis ei ole ka Riigikogu käes enam, vaid tegelikult valitsus nõukogu käes. Valitsus on see, kui on enamus valitsus, on see, kes tegelikult teeb need otsused ja Riigikogu on lihtsalt kummitempel, mis vormistab need otsused. Nii et aga president ei ole põhimõtteliselt mitte keegi. President ei otsusta mitte midagi, tal on ainult see vetoõigus, mida Karis, tõsi, kirikute ja koguduste seaduse raames on ka kasutanud ja teinud väga hästi, et on kasutanud, peab tunnistama väga heade argumentidega, viidates põhiseadusele ja toimides tegelikult põhiseaduse kaitsjana. Üle pika aja võib näha sellist tõesti teatavat nagu valguskiirt selles presidentuuri ajaloos siin. Aga kui me näeme, kuidas meedia hakkab küsimusi, et huvitav, kas oleks, ma ei tea, pensioneid vaja tõsta või et mida teha selle või selle seadusega või midagi muud, siis meile esitletakse reaalajas mingisugust pettekujutelma ja kaasatakse petlikult rahvast presidendi valimistesse. Ja mind ikka nagu paneb mõtlema kogu aeg, et kuidas rahvas ei saa sellest aru ja miks inimesed lasevad oma väärikusel niimoodi tallata. Et te loete neid artikleid ja arutate nende üle ja mõtlete, et oi, vaadake, milline nagu show meile püsti on pandud, kuidas nomenklatuur valib meile, määrab meile presidenti, näed, nad arutlevad siin omavahel ja teevad oma otsuseid. See on otsene mõnitus teie aadressil, head inimesed. Mõnitatakse teid näkku selle presidendi valimiste meediakajastusega. Selline mõtisklus täna minu poolt. Aga mul on veel häid uudiseid, mis puudutab Objektiivi. Nagu te võib-olla teate, siin nädal aega tagasi, tegelikult vist täpselt 2 nädalat tagasi, alustasin Objektiivi kevadise vahekampaaniaga. Soovisime saada 20 000 eurot ja just siin eile see summa ületati. Meil on koos peaaegu 21 000 eurot. Ma ütlesin ka selles meie annetuskampaania videos välja, et ilmselt on Objektiivi geopoliitilised seisukohad need, mis on palju toetust meilt ära röövinud. Aga ma tunnistan ka siiralt ja täiesti ja kordan seda seisukohta, et niikaua kui mina juhin seda portaali, need seisukohad jäävad selliseks, neid seisukohti saab veel siin portaalis lugeda ja meie ei pane pähe endale punast mütsi ja ei hakka 70ndate homohümni saatel puusi hõõritama. Kohe üldse mitte. Me teeme oma tööd edasi
ja teie abil, head inimesed. Suur tänu teile kõikidele, kes Objektiivi on toetanud. Aitäh teile, head inimesed. Suur tänu teile, kes olete toetanud minu kommentaari omapoolse annetusega. Ma tõesti tänan teid. Taas kord ütlen, et mul ei ole kõikide aadresse, sestap vaata, et peaaegu iga kommentaari lõpetan sellega, et tänan teid südamest, müts maha. Kes aga soovib seda kommentaari otse toetada, siis võib seda teha. Minu vastavad rekvisiidid on nii YouTube'i video kui ka Objektiivi artikli, kui ka Spotify all, et me oleme Spotify's ka, paneme need asjad sinna, et te saate, väidetavalt on sealt siis parem vaadata, et ja ei pea seda pilti jälgima ja tõepoolest ega siis minu näopildi vahtimises midagi rõõmustavat ei olegi. Nii et hea on, kui see juttki rõõmustavana vähemalt mõnele inimesele tundub, et siis on juba kõik hästi. Aga ma tänan teid kuulamast, vaatamast, ma tänan kõiki meie vaatajaid, kes on meile annetanud, meie lugejaid, kes on annetanud. Objektiiv jätkab oma tegevust teie toel ja mina jätkan samuti oma kommentaari teie abi toel. Aitäh teile kõikidele ja järgmisel nädalal, kui Jumal annab, kohtume uuesti.